Tere! Nagu te näete, oleme täna oma kaamera ja mikrofoniga metsas. Meil põleb siin tuli ja ilus on olla. Ja miks me metsas oleme? Selleks, et tutvustada Ain Pedajast, kes on inimene, kellel meeldib väga looduses viibida. Peale selle, kui ta on oma päevatoimingud ära teinud ja elektrijuhtmed õigesse kohta vedanud, on vahelduseks looduses viibimine talle väga meeltmööda. Kohe tuleb Ain ja paneb siia lõkkesse puid, kui kõik läheb plaanipäraselt. Too lõkkesse puid. Jah, Ain, too lõkkesse puid. Tere. Nii, tere. Teris. Kas see jutt vastas tõele, mis ma rääkisin? Peab paika. Nii, et tunned ennast metsas nii-öelda koduselt, metsikult hästi? Metsikult hästi. Et sina oleks nagu siis selline hea nagu muistse eestlase musterkuju, et kui sa oleks nagu Kaupo ja Lembitu aegadel, siis sa oleks nendega mestis ja mässaksid kuskil Ümera kandis. Absoluutselt ühes pundis. Jaa, see on hea, et selliseid mehi ikka ringi liigub veel. Sa oled ka EKRE-s olnud Nõmme osakonnast tükk aega aktiivne ja tegev. Sa oled aseesimees olnud ja mitu korda vist? Paar korda, jah. Ja praegune juhatuse liige ka mitmendat korda. Jah, et see ringkonna juhatuses. Just. Jah, ja sinu elu on väga pikalt Nõmmel kulgenud. Sa oled nagu Nõmme mehi juba peaaegu sünnist saati. No, mitte päris. Ma sündisin tegelikult Tartus ja elanud seal ei ole. Elatud sai Põlvas, Viljandis, enne ka Põltsamaal ja Tallinnasse ma tulin alles 70. aastal. Nii et 30 aastat ikka kõva nõmmekas. No, kooli läksid sa 69. või 68. Ma läksin 6-aastaselt kooli. 6 aastat, nii varakult. Ja nüüd sa jõudsid paar aastat kuskil mujal koolis käia, enne kui Tallinnasse tulid. Jaa, ma olin Viljandis 2 klassi lõpetasin ära, 3 klassi. Siis ma tulin 70. aastal Tallinna sportinternaatkooli riistvõimlajaks. Siis paar aastat sai selle alaga tegeldud ja siis Moskvast keelati see spordiala ära. Ja siis edasi õpingud jätkusid Tallinna teises keskkoolis. Jah, sa oled vahepeal jõudnud ka Ameerika maale, et ka nii juhtus. Mis sind lombi taha siis viis niimoodi? No, see oli täiesti juhus, sest 99 aasta seal sai kordi mitu sai käidud, tutvus sõpradega seal ja tuli lihtsalt jutuks, et kas tööd saab. Ja tule 3 kuu pärast tagasi. Jah, no me oleme sinuga koos tööd teinud isegi Alžeerias kunagi. Et saatus viis meid kokku 80ndate alguses ja siis Gunnar Grapsi grupiga käisime Alžeerias kultuuri viimas. Et oli... Nii see meil oli ja siis seal ühtlasi nägime kultuuri, mis oli saanud endises Prantsuse kolooniast seal, mis oli silmaga näha. Ja. No jah, ega nad väga lahkelt meie kultuuri vastu ei tahtnud võtta millegi pärast tundust. Neil oli oma arvamus, oma kultuur. Pika hambaga. No, ta saadeti ju, me olime nagu Moskva saadikud tollel korral. Pigem küll, jah. Ja kuigi see muusika oli läänelik, aga no ega see läänelik muusika neile ka ei istunud tegelikult. Ka tänapäeval vaevalt, et istub. Ja, igat pidi nagu, aga huvitav oli. Ei saa salata. Aga Ameerika maal sa õppisid seda elektrivärki kõvasti või juba siin oli sellel alal? Mis ma seal nüüd õppisin, aga ma sain väga suure praktika, ütleme telekommunikatsioonide osas, arvutikaablid, arvutivõrgud, security, kaamerad, kõik need värgid. Et siuke suur enesetäiendus oli seal küll, kindlasti. Et seda teed sa praegu praktiseerid sama ametit siin? Jah. Tuleb teha natuke ka kõrgema pingega neid asju, aga ikka jah, arvutid ja elektrivõrgud, need on praegu ka põhilised. Et seal Ameerikas nägid nagu elu, sellise
kõrvalseisja pilguga alguses, et mis võib-olla kohalikele silma ei torganud, et torkas sulle rohkem silma, et mismoodi see Ameerika elu on, sealt kõik need asjad öeldakse, mis seal on enne, tulevad nagu pärast meile või mida sa nägid, mis meile hakkas tulema? Jaa, absoluutselt alguses ja no mis alguses. Sa näed seda elu nagu outsider ikka näeb seda, sest insiderid, nad on nagu meiegi siin, et sa oled selle jama või selle asja sees ja sa ei oska nüüd näha seda väljastpoolt, nagu ennast hinnata väljastpoolt, et sa näed ainult seda, mis sa näed, aga seal ja selles mõttes on huvitav olla ka outsider, et mul õnnestus olla seal nagu 3 presidendi jagu, et kui ma läksin, oli meil Clinton, siis oli 2 George W-d ja lõpuks tuli siis Obama ka ja pikemalt ma ei saanud enam olla seal. Et see looduses viibimine ongi sinu üks selliseid hobisid ka ühtlasi või? Jaa, kindlasti see on nagu lapsepõlvest kaasa antud, et tänu kadunud isale ma väga varakult olin metsas meestega kaasas ja jahimeeste koosolekutel ja hiljem sain ise relva nagu kätte ja olin ka kirglik jahimees. Enam ei ole jahimees? Oi, ammu ei ole, ma käisin metsas viimati 2001, kui ma olin Ameerikas siin käimas ja peale seda, ja siis ma käisin ka haukumas, mitte kütina, et peale seda jah, nüüd jahimeestega ei ole kokku saanud ja kahjuks. Et haukuja peab olema selline aeglane, et ennast väga suurt ringi ei teeks. Sa olid piisavalt aeglane. Piisavalt aeglane, et ennast mitte hirmutada. No jah, väga hea. Aga no me alguses mõtlesime, paneme täna nii-öelda telgi ka üles, aga ilm kiskus selliseks, et ei saanud sellist mere ääres telkimise feelingut nagu kätte. Ja rääkimata vees käimisest muidugi. Ja, et oleks ilmekas olnud näha, kuidas sa siis seda suve veetsid tegelikult, et põhiliselt olid sa, mis koht see oli, kus sa olid Nõva? Nõva, ütleme, see on Päraküla rand siis teiste sõnadega, mis on väga lemmikuks, on mingi 8 aastat, me oleme seal iga aasta mitu korda vähemalt käinud, see aasta ka veel plaanis minna, vaatame, kas ilmad lubavad, et oma telk üles, omad söögid, omad priimused, oma elu. Ei olnud ju kedagi, keda toetada või kelle mõtteid õigeks pidada, välja arvatud EKRE ja siis tekkiski selline hetk, et kirjutasin avalduse ja avalduse liitumiseks. See oli 2015 aasta lõpus, ametlikult äriregistrisse kanti mind 2016 aasta, kas oli veebruaris vist. Et sellest ajast jah, ma olen aktiivne tegelane olnud seal ja jätkan samamoodi. Ja sa oled pereinimene ka, see lapsed on sul vist suured juba? Jaa, mul on 2 last, on poeg ja on tütar. Ma olen 3-kordne vanaisa veel takkatraavi, poja poolt 1, pojapoeg, siis tütre poolt, nii tütrepoeg kui ka tütrepoeg või tütretütar, eks ole. Et jah, tütar elab Ameerikas edasi endiselt, tegeleb seal mikrokirurgias, on assistent ja lapsed käivad koolis, et neil läheb hästi. Et sulle küll meeldib rohelus ja roheluses viibimine ja looduses olemine, aga et sa päris nende rohelistega, nende poliitiliste rohelistega ilmselt päris ühte meelt ei ole või? Kuidas oskad sa selle kohta midagi öelda? Me pidime esiteks poliitikast mitte rääkima täna, aga kui asi nii kaugel on, siis ega mis on liig, see on liig, et kui sa lähed ikka üle piiri, siis tuleb sein vastu. Tere, kallid väikesed vaatajad! Täna läheme heidame pilku sellele, kust tulevad valitsuse määrused.
Vabariigi Valitsuse määrus on õigustloov akt ja neid on viimasel ajal palju. Kahjuks on aga määruste väljaandjatel väga rasked päevad, sellepärast et Euroopa Liidust on tulnud nii palju direktiive, et need ei mahu enam mitte kuhugile ära, kõik kohad on neid täis. Aga meie väikesed kangelased on vaprad ja ei anna alla. Ega ma ei tule alla. Te võite matta mind koos majaga. Meil on siin 2 repsi, uus reps ja vana reps. Uus reps on väga tubli, aga söötu. Ta on toonud meile juba 5 kohvimasinat. Vana reps ei taha ka ära minna. Ta on siin harjunud. Rahvas on rahutu. Palamusel on Lible jälle jooma pööranud. Ei tea jah, mis see hull võib ette võtta. Lible, Ja miks sa jood? kui teaks, et purju ei teeks, siis läheks küll vist tilkagi alla.